On teateid, et osariigi ametlik kohtuarstlik ekspertiis Nolan Wellsi juhtumis on nüüdseks lõpule viidud, kuigi tulemusi pole veel avalikustatud. Ma arvan, et see ütleb meile midagi olulist. Ma tahan sellesse süveneda ja rääkida uutest arengutest, mida näeme, nagu arreteerimised ja võimalik uue video avalikustamine. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Järjekordne nädal ja meil on Nolan Wellsi juhtumis uusi arenguid. Selle 18-aastase ülikooli jalgpalluri salapärane surm, kelle 18-aastase ülikooli jalgpalluri surnukeha leiti kaldalt 2 päeva pärast seda, kui ta kadus paadireisil Horn Islandil, Mississippis. 4. juuli nädalavahetusel. See barjäärisaar asub 10 miili kaugusel Mehhiko lahe rannikust. Hiljem kutsun saatesse kohtumeditsiini surmajuhtumite uurija Joseph Scott Morgani, sest minu arvates on oluline teade, et Nolani ametlik osariiklik lahang on nüüdseks lõpetatud. Kuigi tulemusi pole veel avalikustatud, sest uurimine alles käib. Juhtum saadetakse väidetavalt suurele vandekohtule, et otsustada, kas esitada kriminaalsüüdistusi ja kas neid tuleks esitada. Sellegipoolest arvan, et see teadaanne, see väidetav teadaanne, et raport on valmis, lahkamine on lõpetatud. Ma arvan, et see ütleb nii mõndagi. Ma arvan, et kui vaadata, millal raport valmis sai, siis kõikide märkide järgi tähendab see, et toksikoloogia raport on saabunud. See võib midagi tähendada. Kas neil on nüüd olemas Nolan Wellsi surma lõplik põhjus ja viis? Ja ma hakkan sellest rääkima Josephiga. Muide, see kõik põhineb VLBT raportil, kus uurimisega kursis olevad ametnikud on seda öelnud. Nii et lisaks sellele, et ilmselt mulle ei meeldi seda öelda, aga ma ei ole üllatunud. Kas sa tead, et internetis levib võltsitud toksikoloogia raport? Jah, WAPT 16 andmetel ütleb Mississippi avaliku julgeoleku volinik Sean Tindall avalikkusele, et internetis levib võltsitud toksikoloogia raport. Ta postitas selle sotsiaalmeediasse. Tsitaat: väidetav Nolan Wellsi toksikoloogia raport, mis levib erinevates sotsiaalmeediakanalites, on võltsitud. Nolani perekond, sõbrad ja mis kõige tähtsam, Nolan ise väärivad paremat. Ja mind ei üllata, et me seda näeme, sest on olnud nii palju teooriaid ja valeinfot. Ja nagu me kohe räägime väidetavast ahistamisest, annan teile siin veel mõned uuendused. Kui olete seda juhtumit jälginud, siis teame, et kõik keerleb Nolani asukoha ja ajajoone ümber. Kas ta lahkus oma sõprade juurest ja otsustas jääda Horn Islandile, et rääkida noore naisega ning ei jõudnudki enam mandrile tagasi? Nüüd me teame, et šerifi büroo on palunud avalikkusel jagada kõiki tsenseerimata fotosid ja videoid sellest nädalavahetusest, et koostada ajajoon. Oleme varem arutanud seda hädakutset, kus teatati, et paat võtab vett sisse paati, millel Nolan näis mingil hetkel olevat olnud. Ja ilmus video, kus tundub, et Nolan ei ole teatud ajahetkel pardal, mis tähendab, et ta võis olla Horn Islandil. Ja me rääkisime sellest edasi-tagasi arutelust selle kummalise hädakõne salvestise üle, kus mõned usuvad, et taustal on kuulda inimesi ütlemas, et Nolan on hädas või et ta on surnud. Ja ma olen rääkinud ühe helieksperdiga, kes seadis selle kahtluse alla. Ta ütles, et tahaks kuulata originaalset muutmata heli, aga lisas ka, et kui ta lasi sellest ärakirja teha, siis ta ei kuulnud midagi sellist, mida inimesed väidavad taustal kuulvat. On ka väide, et kui Nolan oleks olnud surnud või suremas, miks keegi paadil teeks sel hetkel kõne dispetšerile, kui kõik see toimub? Samuti, rääkimata sellest, tead, Nolan on hädas. Kui midagi pahatahtlikku ei toimunud ja ta kannatas millegi all, siis miks nad ei oleks seda dispetšerile maininud? Ma mõtlen, et jällegi mõned asjad lihtsalt ei tundu loogilised. Samamoodi võib keegi öelda, et pole loogiline, et praegu, nii palju kui me avaliku teabe põhjal teame, me ei tea, mida uurimise käigus on selgunud, aga avaliku teabe põhjal keegi ei näinud ega kuulnud, et Nolan oleks olnud hädas või uppumas. Mis iganes see ka polnud. Aga jällegi, me ei ole uurimise osa. Näeme, mis sellest välja tuleb. Räägin seda kõike, sest ilmselt on ilmunud uus video. Siin on see videomaterjal, mille üks kasutaja laadis Instagrami üles, kus näete MacThadi paati ja mis näib olevat varem saadud ja avaldatud videoga sarnane. Märkimisväärne on see, et inimene, kes selle video väidetavalt tegi, ütleb, et ta salvestas selle kell 11:17 hommikul. TMZ väidab, et metaandmed näitavad, et see salvestati kell 14:23. Tuletame meelde, et praeguse versiooni kohaselt nägid need, kes olid koos Nolaniga, teda viimati kell 15:00 ja salvestis, taaskord, näib vastavat varasemale salvestisele, kus mustanahaline mees kannab neid siniseid lühikesi pükse. Need näivad olevat samad, mida Nolan kannab sellel päeval temast levitatud fotol.
nii et see uus klipp tundub olevat selgema kvaliteediga. TMZ väidab, et kaadris olevad täiskasvanud on erinevad võrreldes selle varasema klipiga. Kas see on praegu viimane teadaolev pilt Nolan Wellsist enne, kui tema surnukeha sellele saarele uhuti? Nüüd pean ma rääkima ka teisest uuendusest ja see puudutab ähvardusi, eks? Nii et ilmselt on nüüd vähemalt 2 inimest arreteeritud ja neile on esitatud süüdistus väidetavate ähvarduste tegemise eest, mis on seotud Nolan Wellsi juhtumiga. Cincinnati Enquirer teadab, et Michelle Francine Edwards olevat teinud 2 riigiasutust pommidega ähvardades kokku 30 kõnet. Need on ametid, mis uurivad Nolani surma. Sacramento Bee teatab, et Joseph Alfredo Vasquez Dumarcy süüdistati sotsiaalmeedias kohtunikule lõhkeainega seotud ähvarduste saatmises. Kelle kasupoeg, ilmselt Warren Hudson, kes oli Nolani sõber, oli tol päeval koos Nolaniga paadil ja seisab praegu silmitsi vähemalt 1 föderaalse süüdistusega. Ja need väidetavad sõnumid on üsna kõhedust tekitavad. Tsitaat. Järgmiste päevade jooksul jõuab teie kontorisse pakk. See lööb teid pahviks, kui seda näete. Loll, ilmselt oleks parem, kui poisid ka kohal oleksid, et seda näha. Vere. Nii palju verd igal pool. Raske puhastada, eriti paadilt. Aga sinu oma saab olema kiire, ma luban. Mul on kogu sinu info olemas. Isegi FBI ei suuda seda peatada. Ja see tuleb ajal, mil Nolani perekond on samuti teatanud, et neid on ahistatud ja neile on saadetud ähvardusi. Ja vaadake, kuigi need on kõik väited ja me ei tea motiivi ega asjaolusid, see toob esile mitte ainult selle, kui palju tähelepanu see juhtum on saanud, vaid ka selle, kui emotsionaalselt inimesed sellesse juhtumisse suhtuvad, olgu siis ühel või teisel poolel. Seda kõike silmas pidades tahan nüüd rääkida millestki muust. Okei, nüüd tahan rääkida osariigi lahkamisest. Ja pidage meeles, et see toimub pärast seda, kui Nolani perekond tellis sõltumatu lahkamise. Oleme sellest varem rääkinud, määramata surma põhjus ja viis. See oli piiratud, eks? See oli piiratud selles mõttes, et teatati, mis Nolani kehast alles oli, et Nolani kõri puudus. Nii et arvati, et osariigi kohtuarst hoidis need kõri ja kaelaosad edasiseks uurimiseks alles. Aga nüüd kuulete, et osariigi lahkamine on lõpetatud. Mida see tähendab? Mida me sellest järeldama peaksime? Ma tahan kaasata kohtuekspertiisi, surmajuurdluse uurija Joseph Scott Morgani Jacksonville'i osariigi ülikoolist, Bodybags taskuhäälingu saatejuhi. Joseph, mu sõber, alati hea sind näha. Aitäh, et leidsid aega. Ma tean, et oled väga hõivatud mees. Räägi mulle kõigepealt sellest. Meil pole selle sisu, nii et me peame oletama, aga ma arvan, et see ütleb midagi. Ma leian, et ajastus on huvitav. Mulle tundub huvitav just see ajastus. Kui see on tõsi, kui see info vastab tõele, siis on nad selle lõpetanud. Mida see sulle ütleb? Lõpetatud tähendab lõpetatud. Sa võid seda sõna otseses mõttes kasutada, sest nad ei ütleks seda niisama. Jesse, välja arvatud juhul, kui neil on toksikoloogilised tulemused. Ja neil on histoloogiline aruanne, mis on mikroskoopiline aruanne. Neil on see olemas. Nii et kui sa mõtled lahangu aruande peale, väga üldiselt öeldes, sellel on põhimõtteliselt 4 osa. Sul on füüsiline makroskoopiline uuring, mida me teeme lahangulaboriseks, kus me vaatame kõike, me uurime organeid ja kõike seda. Siis on sul keemiline testimine ehk toksikoloogia. See saab olema laiaulatuslik raport. Me nimetame seda standardpaneeliks. Nii et sa nimetad ravimi mõistlikkuse piires. Okei, ma ei räägi mingist eksootilisest asjast, aga mõistlikkuse piires. Kuritarvitatavad ained, retseptiravimid. Ma mõtlen, me teeme isegi aspiriini testi. Sa näed seal salitsülate. Loomulikult on vere alkoholisisaldus siin väga oluline, eks see on midagi, millele me mõtleme. Ja lisaks sellele 3. osa saab olema histoloogiline raport, kus sa tegelikult võtab proovid näiteks kopsudest, kopsudest ja muudest koeproovidest, mis on võetud ning need pannakse objekti klaasidele. Arst koostab selle kohta raporti. Siin on selle kokkuvõte. Saad ka surmatunnistuse. Ja seal on minu rasatates vähemalt. Seal on surma 5, 1/5. Kõik mõtlevad, mis see saab olema. Ja siis on seal kirjas ka konkreetne surmapõhjus. Las ma küsin nii. Me saame aru, et aruandes on kirjas, et esmane füüsiline lahkamine tehti 7. juulil. Testimine, nagu sa ütlesid, võtab kauem aega. Ja histoloogia, millest sa rääkisid, võib võtta mitu päeva või isegi nädalaid. See kõik on osa sellest aruandest. Kui see oleks selle ajaga valmis saanud... ma mõtlen. Minu peamine küsimus on, kas see tähendab sinu jaoks, et nad teavad surma põhjust ja viisi
et see ei jää määramatuks, samamoodi nagu sõltumatu lahkamine oli. jah, ma ei tea, tead, neil on kõik need komponendid olemas, ma arvan, ja neil on lai valik, mille vahel valida. Ma oleksin väga üllatunud, kui see praegusel hetkel jääks määramatuks, arvestades, kui palju aega neil on olnud teaduslikuks hindamiseks. Me oleme nüüd augustis, eks? Olgu. Isegi kui sa teed konsultatsioone, oletame, et sa teed neuropatoloogia konsultatsiooni, kus sa tood neuropatoloogi vaatama närvikoe proove närvisüsteemist. Isegi kui sa teed mingisugust toksikoloogia konsultatsiooni, on sul selleks hetkeks olnud rohkem kui piisavalt aega seda teha. Ja neil on olnud piisavalt aega ka analüüside tegemiseks. Nii et minu arvates, jah, härra, meil saab olema midagi, ja muidugi, kõige tähtsam asi siin on, miks me saa seda näha. No, kui me peaksime uskuma seda, mida me kuuleme, eks. Ja ma ei taha su pointi ära võtta, aga tead, ma arvan, et see oli ABC, kes nädalavahetusel teatas, et see on avaldatud. Kui see asi on valmis või see on lõpetatud. Kas järgmine samm on suur vandekohus? Sellepärast ma ei näe seda. Ei, see on 100% täpselt see, mis see paistab olevat, see on osa kogu uurimistoimikust. Tegelikult ei tea, kui kaugel šerifi büroo oma uurimisega on, kui nad pole veel valmis seda prokurörile üle andma, et see võiks minna suurvandekohtule esitamiseks. Ja isegi kui see esitatakse, kas kriminaalsüüdistusi soovitatakse või mitte, see on selle üks osa. On küll. See paneb mind mõtlema, et kui sa tegeled väga suure tähelepanuga juhtumiga, mida jälgib kogu maailm, kogu riik, siis mis on surma põhjus ja viis? Kas sa pead aruande kirjutama teatud viisil, oletades korraks, et kumba pidi ka poleks, oletades, et on? Ütleme, et see on õnnetusjuhtumine, uppumine. Või oletame, et nad usuvad, et mängus on kuritegu. Kuidas sa kirjutad aruande olukorras, kus on nii palju kuulujutte, nii palju spekulatsioone, nii palju valeinfot, nii palju teooriaid? Kas see mõjutab seda, kuidas aruanne kirjutatakse? Issand, ma loodan, et mitte, sest sa pead oma väljaõppest lähtuma, sa pead sellest kinni pidama. Sa ei püüa avaliku arvamuse poolehoidu võita. See on kõige hullem asi, mida sa teha saad. Mitte ainult selle juhtumi puhul, vaid ka kõigi tulevaste juhtumite puhul, eks. Sa ei taha kõrvale kalduda sellest, mis on tavapärane norm. Nüüd sulle omakorda ütlen, et sa pead kindlasti olema väga-väga põhjalik. Ja just seepärast, kui mina selles maailmas tegutseksin, ma soovitaksin sul lasta võimalikult paljudel kohtupatoloogia kogukonna inimestel seda raportit vaadata, kes suudavad hoida selle teabe turvaliselt uurijate ringi sees. Nii et kui sul on seal peakohtuarsti asetäitjad, tulge kõik siia. Siin on raport, siin on minu järeldused, mida teie arvate. Dr. A, Dr. B, Dr. C, Dr. D. Ja sa paned kõik need targad pead kokku ning jõuad järeldusele, sest päeva lõpuks nii see asi käibki. Sul on tegelik prosektor, kes raportile alla kirjutab. See on inimene, kes tegelikult lahkamise läbi viis. Siis on sul peakohtuarst, kes peab sellele alla kirjutama. Ja üks komponent, mida meeles pidada, jah, see tuleb osariigi kohtuarsti büroost. Aga Mississippi on osariik, kus töötab koronerisüsteem. Nii et arva ära, kes on väravavaht. See on selle maakonna koroner. Ja nii ongi, nemad selles vestluses kaasatud. Tead küll, ja nemad, koroner ise peab sellele alla kirjutama. Ja nad on seal piirkonnas valitud ametnik. Ma arvan, et see on, parandage mind, kui ma eksin, ma arvan, et maakonna nimi on Jacksoni maakond. See on Jacksoni maakonna koroner Bruce Lynn. Jah, nii et tema on selles protsessis kaasatud. Asjaga pole seotud ainult osariigi kohtuarst, nii et valitud koroner osaleb selles samuti, nagu ta peakski, eks. Ja kui aus olla, tema silmad olid esimesed, mis meditsiinilis-õiguslikust vaatenurgast seda juhtumit ja selle noormehe keha nägid. Nii et kui nad ta merelt sisse tõid, koroner või üks tema asetäitjatest oleks füüsiliselt kohal olnud. Seejärel viiakse keha osariigi kohtuarsti büroosse. Nii et tead, nende panus saab siin samuti olema väga oluline, Jesse. Nii et Bruce Lynn ütles algselt CNN-ile, et füüsilise vigastuse märke ei olnud, eks, esialgu. Sõltumatu lahkamine ei leidnud ilmselt mingeid lõikehaavu ega vigastusi ega sügavamate kudede kahjustusi tead. Lõikeid ega midagi sellist. Peale selle, et nad on rääkinud sellest punakast värvi muutusest pea peal, mis võiks muutuda?
mis võiks muutuda, et teha kindlaks, kas on mingeid kuritegelikule sekkumisele viitavaid tõendeid? Millele sa tähelepanu pööraksid? Mis võiks nende kahe vahel muutuda? On asju, mida kohtuarst ei saanud tol hetkel visuaalselt näha. See on lihtsalt kehaväline vaatlus. Me ei tea, mida patoloog nägi, kui Nolan lauale pandi. Olgu osariigi kohtuarsti büroos. Nii et me räägime sisemistest asjadest, sest sisemiselt võib näha asju, mis ei pruugi väliselt avalduda. Ja mu sõber, siin on veel üks osa, mille vastu olen väga-väga uudishimulik. Ja see on lagunemise aste. Sest teine kohtuarst viitas sellele oma aruandes korduvalt, sest see tegelikult nagu, ma ei ütleks, et see ajas segadusse. Aga see muutis asja keerulisemaks. See arst, kelle kohta pean taas ütlema, ta on väga lugupeetud. See mees on endine peakohtuarst. Dr. Michel? Jah, Dr. Michel, kõrgelt hinnatud, väga austatud. Ta tegi siin taga mitmekihilise lahkamise, nagu ta ikka tegi. Kui ma õigesti mäletan, siis seda piirkonda polnud varem lahatud nii, nagu tema seda tegi. Ja tehti ka teisi lahkamisi, millesse ma hea maitse huvides ei lasku, aga piisab, kui öelda, et see oli väga, väga põhjalik uurimine. Tegelikult see kuulub meditsiinilis-õiguslikust vaatenurgast samasse kategooriasse nagu see, mida me teeme igaühe säilmetega, kes sureb vahi all või on politsei või vangla hoole all. Need lahkamised on tõesti põhjalikud. Nende tegemine võtab tunde. Ja ta võttis selles juhtumis selle sammu ette. See mees on siiani kõik läbi vaadanud. Ja kõige olulisem osa selles on tema hinnang lagunemise tasemele. Minu arvates, minu seisukohast jesse, tahan ma aru saada, kui palju aega on möödunud. Mitte ainult saarel tead, kus Nolani säilmed leiti, vaid ka seda, kas midagi juhtus tema säilmete transportimisel Mississippist Washingtoni. Piirkonda, kus tehti teine ekspertiis. Ma lihtsalt tahan teada, kas säilmed olid selleks hetkeks nii lagunenud, kui kaua see aega võttis. Ja muidugi, igasugused sellised muutused mõjutavad lõpuks tulemus. Kas me saaksime teada peale selle, kas Nolan oli pekstud või mürgitatud? Kas me saaksime teada, kas tegu oli näiteks uppumisega? Kuidas me saaksime teada, kas see oli tõesti õnnetus või kas ta lükati vette? Või ma eeldan, et kui sa surud kellegi pea ka vee alla, kui oletame, et nad on joobes, ma lihtsalt spekuleerin siin. Aga kui lõplikud need tulemused üldse on, ma mõtlen nagu, kui palju see tegelikult meile ütleb, mis temaga juhtus? Okei, tore, et sa selle teema tõstatasid, sest tead, kui keegi on joobes, siis see mõjutab esiteks sinu võimet end kaitsta. Ja see pärsib seda võimet. Ma ei tea toksilise taluvuse piiri. See ongi suur eeldus. Me ei tea praegu, mida toksikoloogia praegu ütleb, eks. Või kas tema organismis on veel mõni muu aine. Ja see ongi see, mis kummitab. Seda tahan ma kui meditsiinilis-õiguslik surmauurija mõista. Ma tahan teada, kas oli veel mingeid aineid, mitte ainult vere alkoholisisaldus. Selge. Ma tahan sellest aru saada, kas miski mõjutas tema otsustusvõimet või võimet end kaitsta. Ja tagasi. Ja see on oluline punkt, et tagasi selle mõtte juurde, et kui oletame, et vett kasutati kellegi surma esile kutsumiseks konkreetse pahatahtliku kavatsusega. Ma püüdsin seda väidet võimalikult juristlikult sõnastada. Et vesi on tegelikult relvana kasutatud. Olgu, ütleme nii. Püüda leida kehale väliselt midagi kehale. See on üsna raske ülesanne. See on tõesti keeruline. Nii et suur osa sellest infost, mis jõuab kohtuarstini, see peab tulema politseilt. Mida te avastasite inimeste ülekuulamisel? Mida nad ütlesid? Leida ütlustes vastuolusid, sellised asjad. Ja tulles tagasi sinu varasema mõtte juurde, sa ei tea, kus šerifiamet praegu oma järeldustega on, mida nad on ülekuulamistel teada saanud, mis on kindlasti olnud üsna pikad ja intensiivsed. Ja sul saab olema palju inimesi. Kui nad leidsid üles kellegi, kes sellel saarel oli,
olen ma näinud neid videoid nendest paatidest. Arva ära, mis siis. Kui neil on paatidel registreerimisnumbreid ja need on registreeritud Mississippi või Alabama osariigis või kus iganes nad on, nad võtavad ka nende inimestega ühendust. Ma võin pea anda, et nii see ongi. Nii et siin on paar asja. Selle kohtuarsti raport sisaldaks šerifi uurimise osi, et teha kindlaks, mis juhtus. Me ei peaks üllatuma, kui seda näeme. Intervjuud, sellised asjad. Jah, ja nii see ka on. Tõenäoliselt viidatakse sellele mingil määral. Ma ei tea, kui põhjalikult. Nii et sul on olemas kohtuarsti raport ja usu või mitte, sul on ka koroneri raport ja need kaks asja on omavahel seotud. Olgu. Ja see on nii, et sa näed isegi päist üleval, mis maakonna koroneri kirjapõhi ja kõik muu. Ja nad on kirjutanud raporti sellest, mida nad nägid. Nad räägivad ka suhtlusest, mis neil politseiga oli. Nüüd, kui põhjalikult see läheb võrreldes sellega, millised on küsitluse suunad, et küll kõik võimalikud potentsiaalsed kõrvalised isikud, kes sellega seotud on. Selle kohta ei oska ma midagi öelda. Ja ma ei tea, kui palju kohtuarst sellesse kaasaks. Ma ütlen teile. Ma oleksin šokeeritud, kui šerifi büroo esindajad ei oleks ka selle lahkamise juures viibinud. Nad oleksid kindlasti sinna inimesi saatnud. Kui nad seda ei teinud, häbi neile, sest sa pead selle vestluse juures kohal olema. Ja ma räägin füüsilisest kohalolekust, mitte sellest, et liitud mingisuguse voogedastusteenusega või midagi sellist. Ma räägin silmast silma suhtlemisest. Doktor, mis see on? Selgitage mulle seda, et ma saaksin aru. Tulles tagasi selle sõltumatu lahkamise juurde, kui nad ütlesid, et kurgust ja võib-olla ka kaelast olid mõned osad eemandatud või olemas. Me oleme eeldanud, et see tähendab, et riiklik kohtuarst on teinud nende osadega täiendavaid teste. Mida me võime nende testide kohta oodata ja milliseid vihjeid need võivad anda? Olgu, ma räägin teile, mida nad tõenäoliselt alles jätsid. Ma ei tea seda kindlalt, aga ma ütlen lihtsalt tavapäraselt. Me räägime keelest kuni hingetoruni välja. Tegelikult jaguneb see 2 kopsudesse. Nii et kogu see struktuur, mis seal sees on, see kõik on alles jäetud. See on endiselt nende valduses. Alustades keelest, otsid sa keelest igasuguseid vigastusi, mida sa ei pruugi märgata, kui lihtsalt avad kellegi suu lahkamisel. Ja sa otsid keele hammustamist, igasuguseid võimalikke verevalumeid, mis seal võivad olla. Üks asi, mida nad oleksid lahkamisel teinud, tead, sa rääkisid uppumisest, kui võimalusest kasutada uppumist relvana. Üks asi, mida me otsime, kui kõik võtaksid oma keele otsa ja paneksid selle huulte ja igemete vahele, seda nimetatakse frenulumiks. See väike koejupp võib rebeneda, kui keegi hoiab su suud niimoodi kinni nagu lämmatamise puhul. Seda on põhjalikult uuritud. Sidekude pehme suulaes, mis ulatub alla kurku. Me vaatame keeleluudeks. Ja ta ütleb oma aruandes, et ta ei suutnud keeleluud hinnata. Keeleluu on samuti nende juures. Olgu. Nii et nad hakkavad otsima neid luulisi struktuure, mis on siin üleval. Samuti kõiki kõhrelisi moodustisi, mis siin sees on. Me räägime neelust ja kõrist ning tead hingetorust ja kõigist neist struktuuridest, mis seal asuvad. Me vaatame ka veresooni. Unerterid, jugulaarveenid. Ja siin on üks oluline asi. Meil on siin rihmalihased, mis on omavahel põimunud niimoodi. Nad oleksid selle põhjalikult dissekteerinud. See näitab, kas siin on mingit sisemist verejooksu. Nii et nad on selle kõik alles jätnud. See ei ole lihtsalt sinu hingetoru, eks, sest ma arvan, et paljud inimesed arvavad nii. Kui sa midagi alles jätad, siis sa jätadki asju alles. Ja need kõik struktuurid mängivad rolli hingamisel või hingamise mehhanismis, kui me sisse või välja hingame. Ja siis on sul kopsud. Ja me tegelikult ei tea, mis seisus need on. Ma ei tea, kas nad jätsid kopsud ka Mississippis alles või neid dissekteeriti ja pandi siis kotti tagasi. Ma tean, et arst Washingtonis tegelikult kommenteeris seda, mille ta esitas. Ma ei tea, kas sa nägid seda, Jesse, võib-olla mitte, ma ei mäleta. Aga ta esitas oma enda histoloogilise uuringu. Ma ei teadnud seda.
kui sa tema aruannet vaatad, siis ta tegelikult viitab sellele, et ta on ise koetükke histoloogiliseks uurimiseks esitanud. sa ütled, et tema enda toksikoloogia ei, Näide. histoloogia. Good. histoloogia. Jah, sest selleks ajaks olin mina, see oleks väga-väga raske teha. Igasugused verevõtmised, klaaskehavedeliku proovide võtmine silmadest, sapp, uriin, kõik. Selleks ajaks, kui ta jäänused kätte saab. See on nii huvitav. Enne kui ma sul minna lasen, Ja. see punane värvimuutus kuklal, mida mainiti sõltumatus lahkamises, kas seda mainitakse ka kohtuarsti raportis? Ja kui ei mainita, siis mida see sulle ütleb? kas see tähendab, et seda polnud Nolani kehal sellel esimesel? Mis oli teisel See on läbivaatusel suurepärane. olemas? Küsimus. Sellepärast ma pöördun tagasi selle lagunemise juurde, mille arst üles märgib. Ja ta ütleb isegi see tema võime ja ma parafraseerin siin, palun ärge võtke seda. Ja need fookuskohad, need fookuspiirkonnad, mida ta nagu varjutab nagu ristkülikuna, mis minu arvates oli päris huvitav minu vaatenurgast. Kui seda ei olnud seal, kui Mississippi kohtuarst seda nägi, siis kas see tekkis Mississippi ja Washingtoni DC vahelise reisi tulemusena? Kas see oli täielikult lagunemisest tingitud nähtus? Või oli see midagi muud? Pea meeles, kui Mississippi osariigi kohtuarstide büroo töötajad. Nemad nägid seda palju varem, eks. Ja lagunemise tase ei olnud sama kui see, mis oli siis, kui ta jäänused jõudsid Washingtoni DC-sse. Ja minu teada ei ole tema keha säilitatud. Ma ei näinud raportis ühtegi viidet sellele, aga ma võin eksida. Teate küll, sest kui tehakse lahkamisi balsameeritud kehadele, siis see on spetsiifiline. See on konkreetne asi, mida märgitakse teise lahkamise ja ka eksumeerimise puhul. Ogu, vaatame, mis juhtub. Jah, ma ei teeme saa ära. isegi sinult Olen küsida. valmis pihta Ma ei saa isegi öelda, millal me tulemusi saame, sest ma ei tea, kui kaugel uurimine on. Ma ei tea, kui kaua suur protsess kestab, aga ma tean, et sa Jah, oled kogu täpselt aeg nii. asjaga kursis. Ole. Jah, täpselt nii. Helista mulle igal ajal mees. Hästi, Joseph Scott Morgan. Väga tore oli sind näha. Suur tänu, härra. Muidugi, mu sõber. Ja see ongi kõik, mis meil praegu teile siin Sidebaaris on, kallid kuulajad. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida X'is ja Instagramis ning vaadata minu News Nationi saadet Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord kõik.